tervitada täna naabervalla Tartu valla ja Peipsiääre valla, muidugi siin ka maakonna üleseid ja Tartu Lõuna-Eesti üleseid ja kõiki meid Peipsiääre vallavalitsuse nimel, et säravad, töökad, ettevõtlikud, organiseerijad, tegijad ja meil siin, ütleme, Peipsiääre vallas on mida näidata, on mida teha ja meil on väga tubli kultuurispetsialist Reet, kellel on suur koormus muidugi seda kõike vedada, kuid tema saab hakkama, ma olen selles veendunud. Meil on ka neid ettevõtjaid ja kõiki, ütleme see Peipsi äär, just see vanausuliste ja see eripära, mis tuleb kindlasti meil näidata, välja tuua. Ja mul on kahju, üks särav inimene lahkus meie hulgast, Rahu Tammurmune, kellega oli ka juttu sellest teemal Tartu 24, mida teha võiks, hästi vahva. Aga nüüd on natuke olukord teine suhtes, mälestus temale. Aga ega sellepärast elu seisma jää. Lähme edasi ja kindlasti Peipsiääre vald, muidugi ka Tartu valla eest ei räägi, aga Peipsiääre vald annab kindlasti omast parima, et kultuuripealinn Tartu 24 kõik tegemised tehtud saavad nii, kui on vajalik ja tasemel ja kindlasti anname endast parima. Ma tänan! Aitäh! Ja hakkame siis täna peale. Täna on tõesti ajalooline päev. Me alustame regionaalse projektitaotlusvooruga ja me alustame seda siit Peipsiääre ja Tartu vallaga koos. Ma räägin regionaalsest projektitaotlusvoorust ja selle tingimustest ka, sest see on meie tänane põhieesmärk, aga enne ma annan nagu fooni, et kuhu need Lõuna-Eestist oodatavad projektid saabuvad. Ja kuna siin on hästi erinevaid inimesi, neid, kes on juba kultuuripealinnast hästi palju kuulnud ja neid, kes on kuulnud vähem, siis ma üritan anda sellise tasakaaluka, ent kiire ülevaate ennem, kui ma lähen projektitaotlusvooru tingimuste juurde. See, milleks me siin kokku oleme tulnud, on Euroopa kõige suurem kultuurisündmus, mis on siis mõeldud selle piirkonna ehk siis meie mõttes siis kogu Lõuna-Eesti võimestamiseks ja kultuurist kantud arenguks. Ja see on kultuur siis kõige laiemas mõttes, mitte ainult süvakultuur ja see protsess on pikk, ehk siis tiitliaasta on 2024, aga me valmistume kõikidel praegustel aastatel juba selleks. Ehk siis me tegeleme praegu Euroopa kõige suurema kultuurisündmuse ettevalmistamisega. Ja kultuuripealinna võitis siis Tartu koos Lõuna-Eestiga ja see on siis ka 2024. aastal Eesti kõige suurem sündmus, tippsündmus, milleks me praegu ette valmistume. Seda on natukene raske praegu nagu mõista ja hoomata, et see on nagu nii kaugel, aga kuna see on nii suur sündmus, siis me peamegi selleks hakkama varakult ette valmistama ka praegust aastanumbrit vaadates. Ja kultuuripealinnasid on siis 2024. aastal 3, on Bodø Norrast, Bad Ischl Austriast ja Tartu koos Lõuna-Eestiga siis Eestist. Ja see on siis see meie kultuuripealinna piirkond, see roheline, et Põlva maakond, Võru maakond, Valga maakond, Tartu maakond, Viljandi linn. Ja kuna see on niivõrd suur ala, piirkond, 1/4 Eestist, siis me peamegi teda niimoodi jupi kaupa kenasti hakkama kokku panema ja kokku suunama. Ja selleks ongi siis sihtasutus Tartu 2024, kes siis seda koordineerivat tööd teeb. Ja siin on siis näha, et tõesti me olemegi 1/4 Eestist ja siis hästi taustaks siis ka see, et see kultuuripealinn saabus meie õuele,
aga tegelikult aastast 2018 on seda hakatud juba vaikselt ette valmistama, et kui oli teada, et Euroopa kultuuripealinn Eestisse tuleb, siis Lõuna-Eesti omavalitsused panid pead kokku ja otsustasid, et variant see tiitel siia tuua on ainult siis, kui me paneme seljad kokku ja läheme tiitlit püüdma koos. Nii et 2018 see otsus tuli, siin pildi peal on omavalitsusjuhid, kui me aprillis 2019 sõlmisime hea tahte koostöölepingu, et me läheme koos seda tiitlit püüdma ja siis see tiitel 28. august 2019 õnnestuski võita väga tasavägises võistluses ja siis me hakkasimegi volikogudes arutama koostöölepingut ja neid volikogud kiitsid need koostöölepingud heaks pärast seda, kui olime selle ühiselt välja töötanud ja nüüd jaanuaris 2021 oligi siis see koostöölepingute allkirjastamine, et see on olnud päris pikk protsess, nagu te näete, aga nii suure projekti kui Euroopa kõige suurema kultuurisündmuse ettevalmistamine ongi väga pikk ja põhjalik protsess. Ja see Euroopa kultuuripealinn on siis mõeldud tegelikult selleks, et kogu piirkond saaks sellise arengutõuke, arengupuusti öeldakse inglise keeles, et ta peab tooma siia piirkonda ja toob ka rahvusvahelise tuntuse kasvu, see on olnud ka eelnevate kultuuripealinnade kogemus, elanikkond, kultuuri osaluse ja heaolu kasv, ehk siis ma tahan elada siin piirkonnas, sest siin toimub nii ägedaid asju, millele ma ise ka olen ju kaasa aidanud kultuuripealinna ette valmistades. Ettevõtluse edendamist, sest need külalised ja turistid tuleb ju kõik enasti, eks ole, vastu võtta ja neile elamusi pakkuda. Põlvkondade vaheline koostöö, me soovime, et tiheneks noortel, et oleks siin palju teha, et selleks, et teha head rahvusvahelist projekti, ei pea enam minema kusagile kaugele, vaid sa oledki juba õigest kohast, et siin Euroopa kõige suuremat kultuurisündmust ette valmistada. Ja see on kahtlemata Tartu ja Lõuna-Eesti kõige suurim selline ühine valdkondade ülene ettevõtmine. Aga ma hästi põgusalt nüüd annan ka Angelale sõna, et ta räägib meie ellujäämise kunstide kontseptsioonist ja väärtusest kiiresti. Ellujäämise kunstid on need, millest meie tahame rääkida. Ja see on selline terviklik kunstiline mõtteviis või kunstiline plaan, ellujäämise kunstid. Ma arvan, et praegu on need Euroopa, Eesti ja siinsete inimeste ja ka minu inimlikul tasemel nagu väga oluline küsimus. Ja 2024. aastal me tahaks õppida ja õpetada ellujäämise kunste selleks, et tuua kokku inimesi ja saada selliseks ägedaks koostöö edendajaks, nagu Annel rääkis, üks tippsündmus Euroopa kultuuripealinna näol võiks olla. Siin on välja toodud siis tuleviku nägemus, ehk siis selle ellujäämise kunstide nägemuse avamiseks väärtused. Ja meie programmi tiimi poolt me olemegi ellujäämise kunstide mõtestanud väärtuste järgi ja võib-olla oskuste järgi, et mis peaks olema, et ellu jääda. Ja ma põgusalt käiks need läbi, sest ma arvan, et selle projekti taotluse faasis on need olulised, et neid meeles pidada. Loodushoidlikum linna- ja maakultuur. Meie oluliseks väljakutseks saab olema see, kuidas hoida elurikkust, kuidas mõelda enda tegevustes jätkusuutlikkusele, kuidas hoida loodust siin ja mujal. Harituse leidlikkus, Tartu ja Eesti, ma arvan, üldiselt on väga-väga hea haridusega, aga Tartuga seotub kohe ülikooli linn ja siinsed, ma arvan, kui me praegu oleme koolis, mina õpetajana pean sellist haritust ja leidlikkust, ettevõtlikkust väga oluliseks, et millised on need oskused, mõtted, mida meie saaksime õpetada teistele Euroopas või siinsamas lähedal. Füüsiline ja vaimne tervis. Jällegi üks teema, mis praegu, ma arvan, aina rohkem on olulisemaks saanud sellel perioodil, kui me ei saa võib-olla inimestega nii lähedal olla, et kuidas hoida enda vaimset tervist, kuidas märgata teiste muresid või probleeme. Euroopa kultuuripealinn ei saa olla kindlasti meditsiiniliselt probleemi lahendaja. Küll aga saab see olla hoiakute ja väärtuste looja, soodustaja. Me saame rääkida, kuidas hoida head füüsilist ja vaimset hügieeni, et me kõik oleksime pisut, ma ei tea, on parema vaimse tervisega ja hoiaksime enda füüsist ka. Põlvkondade koosloomet Annele juba mainis.
Ja siin me mõtleme sellest, et meil oleks kohti, kus erinevad põlvkonnad saaksid koos midagi teha, et me saaksime taaskord üksteiselt õppida, küsime küsimusi, et missugused on need võimalused, kus erinevad põlvkonnad ja me ei mõtle siin ainult seda, et vanaema ja lapselaps, vaid tegelikult ka ema ja laps, kõik erinevas vanuses inimesed saaksid koos midagi teha, et see ei oleks ei oleks meil kapseldunud inimesed erinevatesse kohtadesse, kus saab kultuuri kogeda. Paikkondlike omapärade esiletoomine. Ma arvan, et see on midagi, võib-olla mis isegi nii palju avamist ei vaja, sest me kõik tajume, et meil on midagi erilist anda. Meil on Lõuna-Eesti on täis väga paljusid omapäraseid kohtasid, mida tutvustada, kultuurilisi ägedaid pärle, mida viia Euroopasse või siis mitte ainult Euroopasse, vaid ka tutvustada oma naabervaldades, ma usun. Kriitiline ärksameelsus. See on, ma arvan, tänapäeval üks oluline märksõna kogu info mõtestamisel. Aga kunstid on alati olnud kriitilised, nad on olnud kriitilised sotsiaalse ühiskondliku korra osas, nad on olnud kriitilised valikute osas, nad on küsinud küsimusi ja ma arvan, et kõik projektid, mis saavad Euroopa kultuuripealinna osaks, peaksid meid panema mõtlema, küsitlema, tekitama erinevaid diskussioone ja emotsioone. Ja mitte ainult selles mõttes häid, et see peab ka teatavat ebamugavust tekitama, ma usun. Ja valdkondade ülene regionaalne, rahvusvaheline koostöö viitab sellele, miks me praegu siin oleme. Meiega on koos regioon, meiega on koos 20 kohalikku omavalitsust ja me tõesti tahame, et need omavalitsused ka omavahel, selle kultuuritegijad selle omavahel koostööd teevad. Ja on nii äge, et siin on Tartu vald, Peipsiääre vald koos selle ürituse teinud ja valdkondade ülesusest ma tahan tuua selle osa, et me mõtlemegi, et erinevad valdkonnad teevad neid projekte koos. Me räägime vaimse tervise organisatsioonist, kes paneb kokku stand-up koomikud. Me räägime, et läbi kunstinäituse loomise me saame rääkida vaimse tervise probleemidest või et integratsiooniga seotud keerukustest, neid me võiksime avada läbi tantsuetenduste, et tuua neid erinevate valdkondade esindajad kokku, et ägedaid probleeme või küsimuse kohti lahendada. Need hoidke neid meeles, kui te oma projekte hakkate arendama, et missugusega teie kokku kõlate ja missugune teid kõnetab. Ja ükski projekt, eks Värnale räägib sellest, ei pea ju kõiki katma, aga ta peaks millega kokku kõlema, et olla osa sellest ellujäämise kunstide mõtestamisest. Aga täpsemalt, mina olen programmiliinis ühe programmiliini juht, meil on neid 3 programmiliini, elu ja keskkond, inimene ja oskused, omapära ja Euroopa. Minu programmiliiniks on omapära ja Euroopa ja need programmiliinid ongi selleks, et koondada siis selle suunitlusega projekte kokku, nii et kui tulevad ägedad projektid, siis loodetavasti me ka teeme peagi juba täpsemalt seal osas koostööd. Lisaks on meil ka haridusprogramm, juba selle neljapäeval saab osa võtta kultuurikompassist, mis on siis üks foorum, kus me räägime palju laiemalt juba praegu Euroopa kultuuripealinna võrgustikus, ägedatest nopetest, kuidas võiks kultuurimaastikul tegevusi teha. Ja mis, mida ei saa ju mainimata jätta, Euroopa kultuuripealinna nimi, seda ise ütleb, on rahvusvahelisus. See koostöö peaks olema kuidagiviisi kõnekas ka rahvusvahelisel tasemel, kas teie partner on rahvusvaheline, kas te ise lähete uurima kelleltki kaugemalt, kas teie tegevus kutsub siia eurooplasi, et mis on see rahvusvaheline mõõde, miks see projekt võiks olla Euroopa kultuuripealinna osa. Ja siin on veel mõned näited, siis näiteks kuraator, produtsent, kes iganes. Ja ellujäämise kunstid, need siis 3 programmiliini neid tõesti avavad ja millele tähelepanu pöörata lisalt väärtustele on sellised programmi põhimõtted, mis on olulised oma idee arendamisel. Taaskord on põlvkondade ülesus, mida on mainitud, valdkondade ülesus ja rahvusvahelisus. Aga lisakriteeriumiteks on ka keskkonnateadlikkus, mis läheb kokku
taaskord selle ma olen elurikkuse ja oma keskkonnavalikute tegemisega ja pikaajaline mõju, et Euroopa kultuuripealinn läbi kunstide võiks luua pikaajalise muutuse, mingi nihestuse ja mis on see, mida teie projekt siis pikaajaliselt loob või teeb, et see on hästi oluline meie jaoks sellest aru saada. Ja kolmandik kandidatuuriraamatus esitatud projektidest on siis kavandatud toimuma ka siin Lõuna-Eestis erinevates valdades ja nüüd see projektitaotlusvoor, millest me täna räägime, siis toob neid veel lisaks loodetavasti. Ja nüüd räägime siis ka selleks, miks 2024 kultuuripealinn võiks olla, et siin on kirja pandud meie selline katussõnum, et 2024. aasta annab kogukondade ja kultuuri eestvedamisel tervele Lõuna-Eestile tugeva tõuke vajalikeks ja tulevikku vaatavateks muutusteks nii inimeste hoiakutes kui igapäevases käitumises. Et see on selline sõnum, mis siis seda ellujäämise kunstide nii-öelda kureeritud sisu poolt ja meie seda soovitud mõju nagu kokku võtab mõnes mõttes. Me oleme enda jaoks sõnastanud selle, et publikule suunatud sündmused on olulised. Et me võime siin üksteisele teha, aga publik ja tuua siia meie sündmustele ka uut publikut, kes seni ei käi. Ja nii ongi meil ka sõnastatud publikule ootused, et missugustele sihtgruppidele me soovime üritusi luua, et kõnetada teda kindla sündmusega, siis kõnetada sellega, et ta saab tulla avastama Tartut ja Lõuna-Eestit ja lõpuks sellega, et see on ainulaadne asi võimalus osa saada Euroopa kultuuripealinna kogemusest. Et need on justkui need sõnumid, mis lähevad niimoodi samm-sammult laiemaks. Ja kindlasti nagu järgnevates etappides me räägime nendest erinevatest sihtgruppide kõigi kaasamisest aina rohkem, aga ma arvan, et see üldine mõte on see, et kultuuri praegu tarbib kindel hulk inimesi, kes võib-olla teevad rohkem külastusi ja me tahaks siia tuua neid, kes seni ei ole millegipärast mõnele sündmusele tulnud, et suurendada seda ligipääsetavust nii-öelda kultuurile. Üleminek nüüd jälle sinu teemadele. Ja, teeme nii. Ma rääkisin, et me jaanuaris sõlmisime koostöölepingu kõikide Lõuna-Eesti omavalitsustega siis Euroopa kultuuripealinna elluviimiseks ja selleks, et kus on siis määratletud ära põhilised tegevusvaldkonnad, millega siis see koostööleping seda Euroopa kultuuripealinna ettevalmistamist toetab. Lisaks sellele, ma lihtsalt märgin ära, on iga omavalitsusega igaks aastaks plaanis sõlmida ja antud aasta tegevuskava on ka sõlmitud, ehk siis iga omavalitsuse kaupa oleks teada, mida me sellel aastal teeme teel kultuuripealinna poole. Et käesoleva aasta tegevuskava tõesti on üldisem ja kõikidele sarnane, sellepärast, et me teemegi selliseid üldiseid ettevalmistavaid tegevusi, aga järgnevatel aastatel, kui hakkavad selguma, et mis projekt, kuhu omavalitsuse territooriumil ikkagi nagu tuleb ja mida me selles omavalitsuses teeme, siis nad lähevad ka spetsiifilisemaks. Aga põhimõtteliselt seal on siis ära märgitud, et käesoleva aasta kõige olulisem eesmärk ongi siis regionaalseks projektitaotlusvooruks ettevalmistamine, mille üks osa on ka see tänane päev, miks me siin oleme, et nende infopäevade näol anda siis teada, et millised need projektitaotlusvooru kriteeriumid on. Siis vallad on juba ka teinud koostööd kandidatuuriraamatu projektidega, mis on siis praegu arenduses ja jaanipäeval on siis nende projektide läbivaatamine. Siis me teeme koos kultuurikompassi, mis on siis selline võimestussari, et meie valmistaksime ennast ise ette kultuuripealinna sündmuste korraldamiseks ja nagu siin juba mainitud, et 27. mai kell 2 ehk siis on käesoleva nädala neljapäeval võite tulla www.tartu2024 leheküljele või ERR-i leheküljele, kus siis me seda kultuurikompassi ette kanname, sellepärast, et antud olud ei võimalda nii suuri rahvamasse, mis me oleme harjunud kultuurikompasside puhul kokku kutsuma, praegu veel ühte ruumi kokku tuua. Siis me tegeleme turunduse ja kommunikatsiooniga, on valminud kommunikatsioonistrateegia ja valmistame ette järgnevaid
tegevusi ja projekte, näiteks residentuurid, teenusevahetusplatvorm külas, mida teil õnnestub muide piiluda neljapäeval, kui te Kultuurikompassile tulete. Ja kuidas siis Lõuna-Eesti on esindatud selles Tartu 2024, et Lõuna-Eesti omavalitsused on valinud oma esindaja sihtasutuse nõukokku, kelleks on siis Tiit Toots, on omavalitsusjuhtide foorum, kuhu kuuluvad kõik omavalitsusjuhid, mis saab paar korda aastas kokku, nüüd ülemöödunud nädalal oli viimatine kokkusaamine, loomenõukogu, mis nõustab projekte, sinna kuuluvad Lõuna-Eesti esindajatena Kulderleis ja Mari Kalkun. Siis meil on regionaalne ekspertkomisjon, millest ma ka natukese aja pärast räägin, kuhu siis kuulub iga maakonna maakondlik kultuurijuht, kellega me siis töötame erinevaid asju välja, näiteks ka need regionaalse projektitaotlusvooru tingimused on Lõuna-Eesti üleselt ühiselt välja töötatud. Siis igas omavalitsuses on kontaktisik, läbi kelle ma saan siis infot vahetada vastava omavalitsusega, et teil on siin Karita kontaktisikuks ja Reet ja Väino on Peipsiääre vallas. Ja mina olen siis Lõuna-Eesti koordinaator, kes siis seda süsteemi haldab kõikide nende töölõikude mõttes, mida Euroopa kultuuripealinn teeb. Ja see on ka hästi praktiliselt paigas, et omavalitsusjuhid saavad kokku 2 korda aastas oluliste otsuste vastuvõtmiseks, selliste üldiste suurte. Loomenõukogu esindajad on siis, kui loomenõukogu kokku saab, see on vahepeal paar korda kuus, vahepeal harvemini tulenevalt tööprotsessi iseloomust. Regionaalse ekspertkomisjoniga me oleme nüüd viimasel ajal kord nädalas täitsa kokku saanud, et kui on rohkem tegemist, siis saame tihedamini, kui läheb vabamaks, eks me siis, või rahulikumaks, siis saame vähem kokku, praegu seda küll ei paista. Siis omavalitsuste kommunikatsioonijuhtide kontaktisikutega me saame 2 korda kuus reedeti kokku. Omavalitsustest, nüüd on ka Tartu 2024 veebid, et kui te tahate teada, mis teie omavalitsus või Euroopa kultuuripealinna kontekstis on oluline, saate minna oma omavalitsuse veebile ja siis valla kommunikatsioonijuhid hoiavad seal kõige olulisemat infot. Ja loomulikult ka siis selline igapäevane suhtlus. Lubasin natuke rääkida ka regionaalsest ekspertkomisjonist, mis koosneb siis omavalitsusliitude poolt või maakondlike arenduskeskuste poolt nimetatud kultuurijuhtidest. Astrid on Tartu maakonna esindaja ja selle regionaalse ekspertkomisjoni mõte on siis nõustada ja toetada Tartu 2024 meeskonda ja ka oluliste süsteemide väljamõtlemine, näiteks ka regionaalse projektitaotlusvooru mehaanika on välja töötatud siis regionaalse ekspertkomisjoni ja Tartu 2024 tiimi koostöös. Ja vajadusel ka siis omavalitsuste kultuurijuhtide toetamine regionaalse projektitaotlusvooruga seotud küsimustes ja sellest Astrid räägib mõne aja pärast ise. Ja siis ka regionaalsesse taotlusvooru laekunud projektitaotluste hindamine ja nende osas siis nõu andmine Tartu 2024 loomenõukogule. Nii et see on siis see, kuidas maakondlikud arenduskeskused või omavalitsusliidud siis aitavad Tartu 2024 meeskonda ja ma olen ülitänulik, et see seltskond väga häid kaasamõtlevaid inimesi on meie tiimis kaasas. Ja siis need on need 19 omavalitsust, kes on siis Tartu 2024 tiimis lisaks Tartu linnale ja kes loomulikult siis saavad kasutada ka Tartu 2024 sümboolikat järjest rohkem, kuidas me siis kultuuripealinna tiitlile läheneme. Ja hästi põgusalt ka selline ajarida, et me oleme praegu aastal 2021, kus me siis tegelemegi regionaalseks projektitaotlusvooruks ettevalmistamisega ja regionaalne projektitaotlusvoor avaneb siis jaanuaris 2022. Et siin eelneval aastal meil oli siis koostöö omavalitsustega koostöölepingu osas ja siis kandidatuuriraamatus olevad projektid läksid arendusprotsessi. Ja 2023 ongi siis see aeg, kus osad projektid juba piloteerivad, need, mis meil on kandidatuuriraamatu projektid ja ka regionaalsed projektid saavad tegeleda veel vajadusel kaasrahastuse otsimisega. Ja loomulikult 2024 on siis tiitliaasta ja kõige selline kulminatsioon, mille nimel me siis ju kõik töötame. Ja 2025 on siis see aasta, kus me siis otsustame, et kuhu me selle kultuuripealinna
aasta jooksul ja selle eelneva perioodi jooksul saavutatu, siis siia piirkonda istutame, et ta siin kenasti saaks edasi elada, et ei oleks nii, et kultuuripealinn saab läbi, pakitakse kõik kokku ja saame lihtsalt järele lehvitada, et sellist plaani ei ole. Hästi natukene räägin ka rahast, hästi kiiresti ja ülevaatlikult, aga see on oluline, et me teaksime, et kogu Euroopa kultuuripealinna eelarve on 24,5 miljonit, millest 10 miljonit paneb Eesti riik, kui Tartu linn paneb 10 miljonit. See on selline vastastikune seos ja sellepärast on Tartu linnal väga suur motivatsioon seda 10 miljonit kenasti hoida. Lõuna-Eesti omavalitsused, kõik need siis 19 koos panevad siis kamba peale 1,5 miljonit ja see, kuidas see raha investeeritakse, kasutatakse, see ongi siis selles jaanuarikuus allkirjastatud koostöölepingus kokku lepitud. Erasektorist sponsorluse näol on plaanis kaasata 1,5 miljonit ja Euroopa Liit 1,5 miljonit nende kaasrahastuste näol, mis siis projektidesse on oodatud. Ja hästi põgusalt on siis alla ära toodud ka, et millised on olnud teiste kultuuripealinnade eelarved, et meile kõige lähemad, eks ole, Kaunast tuleb 2022 ja Veszprém Balaton Ungarist tuleb 2023, et te näete, et meil on nendega suhteliselt sarnases suurusjärgus eelarve, aga on ka mõned kultuuripealinnad, kellel on olnud väga palju suurem eelarve. Ja kuidas see eelarve siis jaguneb? Ta jaguneb hästi suurest luust selleks, et kõige rohkem raha loomulikult me investeerime programmi, kuna Euroopa kultuuripealinn on ka kõige suurem turundussündmus, ta peab piirkonnale tooma selle nähtavuse, et inimesed teaksid see kultuuripealinna sündmustele tulla, siis väga suur investeering on ka turundusse ja siis üldkulud ehk siis selle kultuuripealinna ettevalmistamine kogu nende aastate jooksul, et selleks on siis ka raha planeeritud. Ja kui veel natukene nagu täpsemaks minna, et kuidas see programmi 15,5 miljonit siis jaguneb, et ta jagunebki siis põhiprogrammi jaoks, mis on siis 5,7 miljonit, need ongi siis need praegu arenduses olevad projektid, mis on kandidatuuriraamatus. Siis on põhiprogrammile lisanduvad muud toetused, need on siis need, mille siis projektid peavad kaasrahastusega siia kultuuripealinna eelarvesse tooma. Siis see käesolev taotlusvoor, mis on Boldiks tehtud, see 20 omavalitsust koos, on siis 2,0 miljonit. Siin ongi need kaks taotlusvooru. Üks on see regionaalne projekti taotlusvoor, millest meie siin praegu räägime, ja lisaks tuleb veel ka Tartu linna täiendav taotlusvoor. Ja see raha jaguneb umbes pooleks, et 1 miljon tuleb siis regionaalsesse projekti taotlusvooru ja 1 miljon siis läheb linna lisataotlusvooru. Ja kuidas see raha jaguneb omavalitsuste lõikes, sinna ma ka kohe jõuan. Siis on veel ka järgmised voorud ja otse tellitav programm, et kui meil on see tuumikprogramm koos kandidatuuriraamatus olevatest projektidest ja kui me näeme, mis tuleb lisataotlusvoorudest, siis me võime avastada, et meil on midagi puudu ja siis me saame seda veel ka otse juurde tellida, et see terviklik ellujäämiskunstide kultuuriprogramm oleks võimalik kõrgetasemeliselt ellu viia. Välisprojektides osalemine, meil on ka teiste riikidega koostöösuhted, teised kultuuripealinnad, koolitus- ja residentuuriprogrammid, siia kuulub näiteks ka seesama kultuurikompass, mida me teeme siis kogu piirkonna võimestamiseks ja siis residentuuriprojekt on meil ka praegu, selle tegevuskava on praegu arenduses, et meil siis kunstnikud ja muud loovisikud saaksid tulla siia Lõuna-Eestisse oma töid tegema. Ja loomulikult ava- ja lõputseremooniad, oma produktsioon, et minul õnnestus käia mõni nädal enne koroonat Rijekas, Horvaatias avatseremoonial ja see oli umbes nii suur nagu Metallica kontsert, kui ma toon siit mingisuguse näite. Ehk siis need on väga suured ja võimsad, või vähemalt olid väga suured ja võimsad enne koroonat, et sinna tuleb ka kindlasti investeerida. Ja siis loomulikult on meil siis see turundus ja üldkulud, millest ma siis ka hetk tagasi rääkisin. Tuleme siis nüüd Tartu valla ja Peipsiääre valla juurde, et nagu ma ütlesin, et see raha, mis läheb regionaalsesse projektitaotlusvooru, on vallati erinev
ja see sõltub sellest, kui palju vallad ka ise on pannud vastavalt koostöölepingule Euroopa kultuuripealinna. Ja selle me oleme kokku leppinud nii, et see on vastavalt elanike arvule. Need vallad, kus on rohkem elanikke, nemad on maksnud ka kultuuripealinna rohkem. Need vallad, kus on vähem elanikke, neile on olnud jõukohasem maksta siis ka veidi vähem. Nii et see regionaalse projekti taotlusvooru summa on siis riigi täiendav investeering nendesse piirkondadesse ja sellele samale mudelile vastavalt nii, nagu vallad ise on juba kultuuripealinna panustanud. Nii et kui me hakkame rääkima regionaalse projekti taotlusvooru tingimustest, siis me teame, et Tartu vallas tuleb siia regionaalsesse projekti taotlusvooru mõni euro vähem kui 100 000 eurot ja Peipsiääre valda tuleb siis 52 000 eurot ja 53 000 eurot põhimõtteliselt suurest luust. Nii et kui me hakkame nagu mõtlema, siis me teame, et see on nagu see suurusjärk, et ei ole vaja mõelda 2000 euro piires, aga ei ole mõtet mõelda ka 2 miljoni euro piires. Et see on siis see suurusjärk, mis siia piirkonda on mõeldud regionaalsesse projektitaotlusvooru. Ja eks ma räägin lähemalt siis ka, et siia on siis veel oodatud ka selline omafinantseeringu lisamine, aga mitte valla eelarvest, sest vallad juba panustavad. Ja ma jõuangi kohe regionaalse projektitaotlusvooru tingimusteni ja ka ütlen siis ära, et taolised infopäevad, mille näete, alustame siit teie juurest, kestab 14. juunini Otepää vallas, olgu tõesti mitte igal õhtul, aga peaaegu, et me siis käimegi mööda Lõuna-Eestit ja inimestel, kellel on regionaalse projekti taotlusvooru vastu huvi, ehk siis kes tahavad kultuuripealinna panustada ise sündmuste korraldajatena, on siis võimalik tulla. Et need on avatud üritused, et mul ei ole midagi selle vastu, kui ma näen teid kõikidel sündmustel, on ju. Aga et siis jah, siin osad omavalitsused on kokku leppinud, et teevad koos näiteks ka siin väga toredasti Tartu ja Peipsiääre vald. Ja see regionaalse projektitaotlusvooru ajakava on üldiselt siis see, et siin mais-juunis on meil infopäevad ja 1. oktoobriks me ootame juba ideede kirjeldusi. Millises vormis ma kohe näitan, see on meil juba välja mõeldud koos regionaalse ekspertkomisjoniga ja selleks ajaks, kui tulevad ideede kirjeldused, saab valmis ka see tööriistakast, mida te saate siis kasutada oma projektide tuunimiseks ja see on see sama kogemusele põhinev, mida siis said kasutada meie tuumikprogrammi projekti arendajad. Regionaalne projektitaotlusvoor ise tegelikult avaneb alles jaanuaris 2022 ja siis on kuu aega, et sinna projekte esitada. Nii et selleks ajaks peab tegelikult see töö olema juba ära tehtud, et see on siis nii-öelda esitamise vaev ja rõõm. Ja kevadel 2022 ongi siis projektide valimine ja rahastusotsused, millest ma täpsemalt räägin ka. Aga ma nüüd võtakski need regionaalse projektitaotlusvooru tingimused ette ja räägiks siis sellest peapõhjuseks, miks me siis siia täna oleme kogunenud. Nagu Angela juba ütles ka, et meie huvi on, et siin toimuksid sellised sündmused, mille vastu oleks huvi nii üleriigiline, üle-eestiline kui ka rahvusvaheline. Ehk siis, et külalistel oleks kuhu tulla ja mida kogeda. Ehk et me saame panna kultuuripealinna programmi sündmuse kirja ja inimesed teavad, millistel tingimustel ja millal nad saavad sellest osa saada. Siis me tahame ka, et need inimesed, kes regionaalsesse projektitaotlusvooru oma projekte esitaksid, mõtleksid ennem läbi, et miks on see projekt unikaalne. Mis uut väärtust see projekt Tartus, Lõuna-Eestis või Euroopas loob. Et meie jaoks on ikkagi hästi oluline see unikaalne programm, mis siis pälviks meie kõikide külaliste huvi. Siis on hästi oluline veel ära märkida ka see, et me otsime ideid, kelle taga on juba ka teostaja. Ehk siis me ei tee sellist ideekorjet, kus keegi ütleb, et
et keegi teine võiks Euroopa kultuuripealinna jooksul teha midagi taolist, et mulle see meeldiks. On oluline ikkagi see, et see, kes selle projekti esitab, on valmis sellega ellu viima. Loomulikult ta võib kaasata ja ongi oodatud kaasama väga palju erinevaid loovisikuid, aga kui läheb projekti taotlusvoor lahti, siis esitada saab ikkagi üks selline juriidiline isik, kes siis ka võtab vastutuse produktsioonilepinguga selle projekti elluviimise eest. Siis on hästi oluline ka see, et need sündmused viidaks ellu siin Lõuna-Eestis Tartu 2024 piirkonnas. Et me tahame teha ikkagi kultuuripealinna programmi siia Lõuna-Eesti jaoks ja et see projekt peaks siis teostuma aastatel 2023 või 2024. Me siis seal projektitaotlusvoorus küsime ka miinimum- ja maksimumplaani, et miinimum on see, millega te veel suudate selle kontseptsiooni ellu viia, maksimum on see, mis on siis see teie selline unistuste või ideaalne projekt, sest kui need projektid tulevad meile lauale, me vaatame Peipsiääre vallast või Tartu vallast tulnud ideid, siis jääb ka projekti hindajatel veel ka selliseid valikuvõimalusi mõnedele esitajatele teha ettepanek maksimumplaani järgi edasi liikuda ja teistele näiteks siis miinimumplaani põhjal. Ja see, kuidas regionaalne ekspertkomisjon otsustab, selleks on hindamismaatriks, mida me juba nüüd kasutame ka praegu arenduses olevate projektide hindamiseks ja meie jaoks on oluline ka selline üle lõuna-eestiline katvus ja selline ühine sünergia, et mitte ainult, et mis toimub nagu Peipsiääre vallas, vaid kuidas see suhestub Tartu maakonna teiste projektidega, kuidas see suhestub naabermaakondadega. Ootus on uuele sündmusele. Kultuuripealinn peaks tooma sellise erilise programmi, mida kunagi varem ei ole olnud võimalik kogeda. Seal on koma, aga on see, et kui on mõni väga hea olemasolev sündmus, mis on valla tippsündmus ja mis juba vastab iseenesest nendele kultuuripealinna väärtustele, millest Angela just rääkis, siis on oluline välja tuua, et kuidas see sündmus on siis selle aasta jooksul veel eriti Euroopa kultuuripealinna väärtustele vastav või mis teeb selle sündmuse sellel aastal eriliseks võrreldes järgneva või eelmise aastaga. Ja 1. oktoobriks me küsime ideid näha ja see on selle jaoks, et me saaksime aru, mis meil umbes hakkab projekti taotlusvooru tulema, sest siis jääb meil oktoober, november, detsember veel ka selleks, et me saame näiteks öelda, et oi, aga siin Rõuge vallas ja Tartu vallas täiesti erinevad inimesed tulid väga sarnase mõtte peale. Äkki te kaalute koostööd ja siis te saate selle võrra võib-olla veel vingema ja veel ägedama koostööprojekti teha. Ehk siis meil jääb aega ka sellisteks nõuanneteks, mida me saame teha ja kui te olete saanud ka 1. oktoobriks esitada, siis me saame veel ka nõu anda, et kuidas seda projekti võiks fokusseerida. Projekt peab sobituma Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 väärtustega, nendest väärtustest just Angela rääkis ja nagu ta siis ütles ise ka, et projektid ei pea kandma kõiki neid väärtusi, aga ta ei tohi olla nende väärtustega vastuolus. Lisaks siis nendele väärtustele peab see projekt siis vastama veel ka programmi kriteeriumitele, millest Angela ka rääkis, ehk siis projektid peavad olema valdkonnaülesed, ehk siis, et kultuur peaks olema kaasatud kõige laiemas mõttes, kehakultuur, toit, mitte ainult kaunid kunstid või siis ka need näited, mis tõi Angela, et teatrietendus ja vaimne tervis, eks ole, täiesti sellised valdkonnad, mis ei tee alati omavahel koostööd ja ei loo sünergiat. Kuna me teeme rahvusvahelist suursündmust, Euroopa kultuuripealinn on siis ju Euroopa kõige suurem kultuuriprojekt, siis ka meie sündmused peavad olema rahvusvahelised. Me oleme rääkinud, et kuidas seda rahvusvahelisust saavutada. Mõne vallaga rääkides on läinud silm särama, kui me oleme öelnud, et aga teil on ju tegelikult teistes riikides partneromavalitsused, tehke nendega koos.
Jaa, muidugi, kas see juba ongi rahvusvaheline? Muidugi on see rahvusvaheline. Kui teil on teistes riikides partneromavalitsusi, te saate sealt kaasata loojaid. Võib ka täitsa nii olla, et üks päev just mulle helistas ühest omavalitsusest inimene, et kas teie aitate meil leida partnereid? Mina ütlen, jah, aitan küll. Kui te oskate öelda, et keda te vajate, siis meil on see kultuuripealinnade võrgustik, meie saame sinna networki saata, et meil on vaja, ma ei tea, metal-bändi, eks ole, et kellel on pakkuda ja viime siis teid omavahel kokku. Ehk siis meie käest saab ka küsida. Lihtsalt selles 1. oktoobriks me tahamegi teada saada, et keda teil nagu vaja oleks, et siis me teame hakata otsima. Et ma näitan seda tabelit ka kohe. Siis põlvkondade ülesus, ehk siis, et erinevad põlvkonnad oleksid kaasatud sellesse projekti loomesse. Siis keskkonnateadlikkus, et ma olen sellel nädalal välja saatmas ka omavalitsustele, need lähevad ka Tartu 2024 leheküljele, on valminud keskkonnastrateegia ja seal on juhendid, kuidas keskkonnahoidlikke sündmusi korraldada. Ehk siis me eeldame, et nendest printsiipidest peetakse kinni. Ja oluline on ka siis see välja tuua, et mis on ikkagi selle projekti mõju, et mida ta siia piirkonna toob. Kas ta toob siis näiteks mida näiteks ka Angela just mainis, et ennem on niimoodi olnud, et kui on kultuurisündmus, siis alati tuleb teatud tore kontingent, kes tahabki kultuurisündmustel käia, aga on väga palju inimesi, kes kunagi nendest osa ei võta. Et kui see teie projekt elavdab siinset kogukonda sellisel moel, et tulevad ka need, kes reeglina alati ei käi, et siis see on juba väga oluline mõju sellele piirkonnale ja kogukonnale. Või siis rahvusvahelise koostöö kasv, hakkavadki siin toimuma rahvusvahelised sündmused ka edaspidi. Ja hästi oluline on veel ka siis omavaheline koostöö, et need sündmused, mis siis kultuuripealinna programmi tulevad, neid võib korraldada ühe omavalitsuse piires. Aga on väga oodatud, et te teete ka näiteks omavalitsuste vahel koostööd, et kas või see näide, kuidas me siin täna oleme, Peipsiääre vald ja Tartu vald, te võite ka teha sündmusi koos. On oodatud ka, kui te teete näiteks mitme vallaga koos ja on maakonnaülene sündmus. Või siis te teete ka veel maakondade üleselt, ehk siis mitu maakonda teevad omavahel koostööd. Ja mida me siit projekti taotlusvoorust praegu ootame, ongi pigem selliseid suuri sündmusi. Et me niivõrd ei otsi praegu selliseid sündmusi, mida saab teha 2000 euro eest või 5000 euro eest, selliseid projekte me saame veel ka edaspidi vaadata mõne teise tuleva projekti raames, aga praegu me otsime ikkagi tõesti, et kui see eelarve oli siin ka seina peal mõni aeg tagasi, et siis oleks ikkagi tõesti sellised pigem suuremad sündmused, mis tooksid siia piirkonda suuremat tähelepanu. Mis on veel ka hästi oluline, on siis see, et mõeldaks ka välja lisaks sellele loomingulisele kontseptsioonile ka see, et kuidas seda projekti saab siis päriselt ellu viia. Et kui te teete näiteks kuskil keset järve midagi, nii kaugele kui piirivalve lubab, et kuidas siis inimesed sinna ka päriselt kohale saavad. Või siis te mõtlete ka selle peale, et kuidas näiteks liikumispuudega inimesed teie sündmusele saaksid tulla. Siis on oluline ka, et oleks riskianalüüs, et millised on kõige suuremad riskid selle projektiga seoses. Et seda me tahame ka, et oleks lahti kirjeldatud, sest see on sellepärast, et olete selle peale mõelnud, et millised riskid võivad olla teie projektiga seoses. Siis eelarve. Et ma rääkisin ennem ka, et kui palju siis on siia regionaalseste projekti taotlusvooru mõeldud raha, et Peipsiääre valla puhul siis 52 000 eurot ja siis 99 000 siis Tartu valla puhul. Selle rahaga on mõeldud niimoodi, et lisaks sellele rahale, mis siis tuleb nii-öelda riigi rahast, et siia piirkonda seda sündmuste saaksite luua, on tarvis veel ka kaasfinantseering, aga me ei soovi, et see tuleks valla eelarvest, sest vallad on juba vastavalt koostöölepingule väga palju panustanud Euroopa kultuuripealinna ja ei ole enam õiglane minna uuesti seda küsima.
Pluss Euroopa kultuuripealinna mõte on ka see, et me tuleksime oma harjunud mustritest välja ja julgeksime teha samme, mida me muidu ei tee. Ehk siis siin on mõeldud seda, et kaasfinantseering on näiteks sponsorite kaasamine. Kui see sponsor näiteks ei anna teile rahalist panust, aga ta näiteks maksab kinni teie reklaami või näiteks teie meediapartner teeb teile tasuta näiteks kujunduse, siis see on juba ka kaasfinantseeringu osa. Või kui te ikkagi räägite näiteks vallaga läbi, et see vara kogukonnakeskuse saal on see koht, kus kultuuripealinna sündmust teete, aga vald ei võta selle eest raha, siis tegelikult selle saali hinnakiri on juba teada ja selle te saate ka kaasfinantseeringusse panna. Või te saate sinna juurde panna veel ka näiteks, kui inimesed teevad selle projekti elluviimiseks vabatahtlikku tööd, siis see on ka võimalik rahaks arvestada ja see on ka selle kaasfinantseeringu osa. Ehk siis me üritame siin tekitada olukordasid, kus inimesed peaksid suhtlema veel ka teiste valdkondadega, näiteks ka eraettevõtjatega teie piirkonnas, et ka nemad tunneksid, et nemad on kultuuripealinnast osa ja soovivad sinna panustada. See ei pea alati olema rahaline, see kaasfinantseering võib olla ka nii-öelda aineline, aga sellest projekti taotlusest siis arvutate selle välja, nii et see 30% paistaks. Siis on veel ka väga oluline selline väike knopka sinna sisse pandud on see, et me tegelikult tahame, et tehtaks koostööd. Ja kui kaasfinantseeringu osakaal on 30%, siis kui tehakse mitme omavalitsuse peale sündmus või siis näiteks eri maakondade ülene sündmus, siis on omafinantseering 10%. Ehk et põhimõtteliselt tegelikult on kasulik teha koostööd. Ja siis me tahame veel ka, et sellel projektil oleks meeskond ja et meeskonnas oleksid nii loomingulise poole esindajad, kes siis need säravad ideed välja mõtleksid ja neid loovkontseptsioone esitaksid, aga et seal oleksid ka inimesed, kes suudavad selle ellu viia, kes oskavad rida-realt jälgida, mis ajaks, mis asi peab olema tehtud, mis kui palju maksab. Ehk et seal projekti meeskonnas peavad olema nii loomingulised inimesed, kui siis ka põhimõtteliselt tehnilised projektijuhid, kes tagavad, et see suurepärane idee päriselt ka ellu viidakse. Ja siis seal projektis peab olema ka turunduskommunikatsiooni eest vastutav inimene. Ehk kuna Euroopa kultuuripealinna sündmused peavad välja paistma, siis on oluline, et juba seda projekti välja mõeldes ja kujundades mõeldaks ka selle peale, et seda on võimalik tutvustada, seda on võimalik turundada ja selle vastu on inimestele huvi. Ehk siis seda me siis soovime ka, et see pandakse kirja. Ja seda kõike siis hindamisele arvestatakse. Kuidas me siis liigume? Ongi siis see, et meil praegu on infopäevad. Me tulevikus hindame neid projekte sellest samast hindamismaatriksist lähtuvalt, millega me praegu hakkame hindama, oleme alustanud siis meie tuumikprogrammi hindamist. Hiljemalt oktoobrist on saadaval siis see digitaalne koolitusprogramm, mis aitab teil siis põhimõtteliselt 8 eelneva kultuuripealinna ja väga suure hulga Eesti parimate ekspertide kogemusi ja teadmisi rakendada oma projekti heaks. Kui me võtame need esialgsed ideed vastu läbi Spoku süsteemi, selle info ma teile veel siis saadan ka, et kuidas seda esitada. Pärast mida siis regionaalne ekspertkomisjon vaatab nendele projektidele otsa ja siis igas maakonnas me saame siis anda nõu ja juhiseid nende projektide edasi arendamiseks, et mingil juhul 1. oktoobriks see projekt ei pea olema valmis, aga teil peab olema selline nägemus, mida te teha tahate ja ma kohe näitan ka siis, kuidas seda vormistada. Ja oktoobri lõpuks siis iga maakonna ekspertkomisjoni liige siis tagasisidestab regionaalse ekspertkomisjoni soovitused ja ettepanekud ja nendele projektidele otsa siis ei vaata mitte ainult nii-öelda Astrid oma maakonnas, vaid ka teiste maakondade
regionaalse ekspertkomisjoni liikmed vaatavad nendele projektide peal, sest meil peab tekkima selline ühine Lõuna-Eesti ülevaade ja kontseptsioon. Ja me teeme ka sellise maakondliku kokkusaamise novembris neile, kes siis 1. oktoobriks esitasid. Ja see vastuvõtukeskkond siis avaneb tõesti alles jaanuaris 2022. Ja mis siis pärast saab? Kui see jaanuar 2022 on ära olnud, siis mina või mõni minu kolleeg sihtasutusest vaatab siis ära, et kas projektil on kõik tehnilised osad juures, mis on palutud. Ja siis me annamegi need projektid regionaalsele ekspertkomisjonile hindamiseks. Regionaalne ekspertkomisjon oma hinnangu kujundamiseks suhtleb ka omavalitsustega, nii et te saate igal juhul teada, mis projektid seal taotlusvoorus on. Kui regionaalne ekspertkomisjon on oma hinnangu andnud, siis hinnang läheb edasi loomenõukogule, kes siis vaatab kogu sellele tulemile peale Euroopa kultuuripealinna kontseptsiooni kontekstist. Ja kui mõned projektid tekitavad selliseid erinevaid seisukohti, et näiteks regionaalne ekspertkomisjon arvab ühte, loomenõukogu arvab teist, siis meie eesmärk on ikkagi jõuda sellisele ühisele arusaamisele, ehk siis meil on ka planeeritud selline ekspertkomisjoni ja loomenõukogu ühiskoosolek nende projektide arutamiseks, mille osas siis ei ole koheselt tekkinud sellist ühist arusaama. Ja Tartu 2024 annab kõikidele projekti esitajatele tagasisidet ja siis minnaksegi produktsiooni läbirääkimistesse nendega, kes siis Euroopa kultuuripealinna projekti oma sündmustega tulevad. Et see kestab meil arvan september-oktoober 2022 ja pärast seda siis saabki vastavalt siis selle projekti ajakavale hakata neid projektiplaane ellu viima. Nii, siis ma näitan teile ka ära selle, mida me siis 1. oktoobriks ootame. Et 1. oktoobriks me ei oota, ma kordan, et me ei oota valmis projekti. 1. oktoobriks me ootame esialgset nägemust või võib nimetada ka esialgset ideed, et mida te siis teha tahaksite. Ja seal peakski siis olema see sündmuse idee kirjeldus, üks A4 lehekülg, ehk siis mida te siis teha tahate. Siis, et kellele see sündmus mõeldud on, et kes on need, kes peaksid sinna sündmusele tulema, et keda te sihite, on ju. Et ärge siis pange, et kogu Eesti elanikkond, et katsuge ikkagi rohkem nagu segmenteerida. Et siis me saame paremini teist aru. Siis on ka see, et planeeritav külastajate osasaajate arv 2000 inimest, 20 000 inimest, 200 000 inimest. Suurusjärk, et me saaksime aru, kui suur sündmus see on, mida te olete seal kirjeldanud. Ja siis ka, et nagu me siin juba oleme öelnud, et millist väärtust see sündmus loob ja milliste Tartu 2024 väärtustega ta on kooskõlas, et need väärtused on siis ka välja toodud, et te siis nimetaksite ära, et milliste nende väärtustega on see projekt või see idee teie arvates kooskõlas. Ja siis ka, et täiesti vabas vormis kirjutate, et millised riskid on. Näiteks ütleme, et te olete mõelnud teha, kuidas te nimetate seda, kui need hästi ilusad need jäävallid on Peipsi ääres kevadel. Need rüsijää. Ütleme, et te olete näiteks mõelnud, et te teete rüsijääfestivali, on ju. Risk on see, et on soe talv ja jääd ei tule, on ju. Et siis te panetegi selle sinna kirja, et me tahame seda teha, aga kui on selline talv, et rüsijääd ei tule, siis me ei saa teha. Et te ise mõtleksite siis läbi, et mis need riskid võivad olla ja täitsa vabas vormis kirja panduna. Või et vale tuulesuund, eks ole. Ongi, näed, kohalikud teavad, mina ei tea, on ju. Mina ei teadnud, et tulenevat tuulest võib see juba kõik vastu taevast lennata, on ju. Siis ka, et kes siis on see projektimeeskond ja me olemegi siin praegu nüüd ühe õppetunnina siis nagu lahutanud, et kes on siis nii-öelda see projekti juhtimismeeskond ja kes on siis see loominguline meeskond. Võib, kui teil on juba teada nimed, kes teil on kaasatud, siis pange kirja, kui ei ole, siis veel ei pane, eks ole. Aga kui te teate, siis pange juba kindlasti kirja. Kui ei tea, siis ei tea.
siis ka veel eeldatavad partnerid ja siin on jälle nagu lahku siis pandud, et nii-öelda Eesti-sisesed partnerid ja rahvusvahelised partnerid siis veel eraldi, et me siis näeksime ära, et kellega te koos plaanite seda teha ja näete, eeldatavad partnerid, see tähendab seda, et teil ei pea olema nendega veel kokkulepped sõlmitud. Te olete mõelnud, et te tahaksite nendega koostööd teha, on ju. Te võite ka siin kirja panna, et me arvame, et meil on vaja näiteks, ma ei tea, on ise selles rüsi jääs kinni, ma ei tea, Saami maalt kedagi, kes suudab seda joigu esitada, on ju. Siis te niimoodi panetegi kirja, te ei pane veel seda nimekirja, aga me teame, et te otsite kedagi sellist ja siis me teame, et kas meil on vaja teid aidata või te liigute selles suunas ise. Ehk siis te kirjeldate selle rahvusvahelise partneriga. Loomulikult, kui te juba teate, kes teil see rahvusvaheline partner on, muidugi pange kirja, aga siin on ikkagi just see, et me hästi pikalt arutasime, eeldatav partner. Ja siis ka me soovime, et te panete kirja, et millal on see sündmuse toimumise ideaalne aeg ja siis ka teine alternatiivne võimalik toimumise aeg. See on meil vaja sellepärast, et me saaksime aru või vähemalt me näeksime ette olukorda, et ei oleks nii, et kõik 19 omavalitsust tahavad teha nendel 3 juulikuu nädalavahetusel, on ju. No siis me peame hakkama teiega ikkagi nagu arutama ja läbi rääkima, et meil on vaja seda natukene nagu pikemaks venitada, et ei ole realistlik, et kõik kultuuripealine sündmused toimuvad juuli 3 nädalavahetusel, eks ole. Et siis meil on vaja seda pilti ette saada, et siis hakata loomenõukogus ja projekti ja programmi tiimis nagu vaatama, et kuidas siis seda tasakaalu ikkagi saavutada. Ja siis ka eeldatav orienteeruv maksumus ja kes on nagu täiendavad kaasfinantseerijad. Et siin ongi jälle oluline teada saada, et kui näiteks Peipsiääre vallas on 52 000 see raha, mille paneb Tartu 2024, eks ole, et kas te olete planeerinud siis projekti, mis on kogu selle rahasumma peale või te näiteks olete planeerinud 25 000 projekti, siis me teame, et teine 25 000 mahub siia Peipsiääre valla eelarvesse veel kenasti ära, et sellepärast on meil seda tarvis teada. Ja kui te panete veel ka juba siia juurde ära, et aga me teeme sellist valdade vahelist koostööd, siis me teame, et aga tegelikult te ju ei peagi enam 30 000 juurde otsimaid, vaid et te tegelete 10% juurde otsimisega. Siis me tegelikult päriselt tahame teada ka seda, et millist abi te vajate. Et eelviimane lahter ongi see, kuhu me tõesti palume kirja panna, et kui te ütlete, et teil on vaja Ungari muusikut, siis te panetegi selle kirja, et olge nii head, aidake meid Ungari muusiku või tantsija leidmisega või tsirkusartisti või mis iganes visuaalkunstniku leidmiseks. Et pangegi kirja, siis meie teame, et meie hakkame mõtlema, et kuidas teile siis appi tulla. Või kui te näiteks ütlete, et meil see loominguline kontseptsioon on nagu hästi hea, me teame täpselt, kuidas seda teha. Ja meil tegelikult see projektimeeskond on ka väga hea, aga kui saaks nagu abi eelarve koostamisega, et siis me oleksime hästi õnnelikud, siis me teame, et selge, sellele projektile peaks pakkuma abi, kuidas eelarvet kõige paremini koostada. Ehk siis siia me palume nagu päriselt hästi ausalt kirja panna, sest see on ka meie võimalus teid aidata. Muidu me ju ei tea, mis valdkonnas võiks meist kasu olla. Ja kõige lõppu siis lihtsalt kontaktisiku nimi, et me teaksime siis, kelle poole tagasi pöörduda, kui me selle projekti idee oleme saanud. Ja ongi kõik. Ehk siis pigem ta on selline idee kirjeldus, et me saaksime aru, mida te teha soovite. Aga nüüd tuleb, räägib Astrid veel ka ja siis vastame küsimustele. Ja Astrid räägibki siis sellest, kuidas siis tema aidata saab. Tervist, mina olen Astrid Hallik, Tartumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik ja ma mõtlesin siin istudes, ennem kui ma siia jõudsin, et kuidas see kõik minuni jõudis, et hirmus
tahtmine oleks olnud mul tegelikult isiklikult istuda 24. aastal teatris, esimeses reas, stsenaariumiraamat käes ja ajada näpu järgi kõigest sellest, mida te teinud olete, eks ju. Ise mitte midagi tegemata, aga me alustasime tegelikult teekonda enam-vähem samal ajal kui Kultuuripealinn Tartumaa omavalitsustega ja selle pika teekonna üks osa on siis selline asi nagu projekt Loov Tartumaa, mis kestab meil eelmisest aastast alates ja Loov Tartumaa on siis Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Kultuuripoliitika Mõttekoja Creativity Lab koostöös ellu viidav kultuurijuhtide arendus- ja koolitusprogramm, mille me alustasime siis eelmise aasta ja oleksime lõpetanud selle aasta juunis. Olukord on maailmas ja kultuurikorralduses väga palju muutunud sellest ajast, nii et me oleme saanud väga vähe kokku, aga selle eest oleme me palju koostööd teinud. Ja kui on olemas nüüd üks koolitusprogramm, mis sellel hetkel, kui me tegime Tartumaa Omavalitsuste Liiduga hanget, oli ühesugune, siis see, mis praeguseks hetkeks väljas on kardinaalselt teistsugune ja ma saan meie jaoks öelda seda, et meil kõigil tegelikult Tartumaal on väga vedanud. Et kui see oleks olnud teistsugune, siis selle mõju, ma arvan, oleks olnud palju väiksem. Aga sellel programmil on praegult sellel aastal 2 pisikest poega. Üks on Loov vald, mida me oleme teinud terve pool aastat ja teine, mis algab siis nüüd juunikuusest, see on siis Vaderi programm. Kellel nüüd tuleb kohe meelde selline ilus muinasjutt nagu Reinu Vader Rebasest, eks ju, siis selle muinasjutuga ei ole siin mitte mingisugust pistmist. Et meie ikkagi hunti jääauku koos sabaga ei jäta. Et me tahame ikka hoopistükis pigem selle teise programmiga olla need, kes aitavad kõigi teie projektidele kui hea ristiisa või ristiema kaasa. Mis asi on siis Loov vald? Ma tean, et siin saalis on enamalt jaolt need inimesed ka, kes meil selles Loova valla projektis kaasa löövad ja meil on sellel kevadel olnud tohutult palju segadust. Mis asi on Loov vald ja mis asi see Kultuuripealinn on? Nüüd ma mõtlesin just teie peale, et joonistan 2 ringi ja et te saaksite nagu lõplikult aru, et mis see siis on. Loov vald on see, mida me nüüd oleme mõelnud, et mis teil võiks olla teie omavalitsuses olemas, mida te selle suve jooksul võiksite juba prototüüpida, mingisuguseid paiku, viitasid, muid selliseid toredaid asju, mis aitavad kõik praegusel hetkel kaasa sellele, et me sillutame vaikselt juba teed 24. aastaks. Ehk mõtleme juba praegult selle peale, et tegelikult on ju üsna kindel, eks ju, et välisturismi võib-olla sellel suvel ei tule, aga eriti Peipsi ääre saab ju enda pealt öelda, et eelmise aasta siseturism oli juba nii suur, et me tegelikult peaksime ju saama praegult juba aru, mis meid ootab ees 24. aastal. Siis võt see Loov vald ehk sa mõtled juba loovalt seal enda sees, eks ju, nendele erinevatele asjadele, mida sa võiksid nagu praegult juba näitama ja tegema hakata. Ja Vader. Vader on siis selline, et Vaderiga on meil teile selline pakkumine selle sama Loov Tartumaa raames, et esimene etapp oleks kõigile nendele projektidele, mida te nüüd ideestate, leiate siin alates juunist kuni sügiseni, ja ei ole veel päris kindlad, et ei tea, kas see oleks 1. oktoobri jaoks nagu hea variant. Või et kas te olete õigel teel või kas miskil moel oleks tarvis võib-olla kõrvalpilku, siis me ootame või õigemini me pakume võimalust kuni 1. septembrini. Et te selle sama vormi, mille te ka saate siit Annele käest, võite saata juba meili aadressile. Ja meil on olemas projektipartner, juhtivkoolitaja Ragnar Siil, kellel on samamoodi tohutu teadmiste pagas, sest ta on suurte rahvusvaheliste
konverentside, koolituste korraldaja, õpetanud Hiinas, Singapuris, Valgevenes, Gruusias, kus iganes mujal. Tal on tohutult palju tuttavaid ka samamoodi, et kui Annela ütleb niimoodi, et te tahate endale saada kultuuripealinnade kontekstis mingisugust sellist kontakti, siis meie saame siit poolt näiteks rahvusvaheliseid kontakte veel kord veel võimestada ja laiendada, eks ju, läbi selle, et ütlete, et noh, ma ei tea, meil on tarvis Gruusiast kedagi. No, otsime teile, siis vaatame, eks ju, kes sealt vastu tuleb ja kes tahaks tulla nagu projektipartneriks. Pluss veel see, et kogemus ütleb ka seda, et saab vaadata ka eelmisi kultuuripealinnasid, et võib-olla sealt on ka, mina alati armastan seda ütelda, ka Mozart oli väga suurepärane varas. Et ma ei tahaks küll öelda, et te peaksite kellegi pealt olema, aga et ka midagi, et näed, sellist asja on juba kusagil tehtud, et meile Eestisse võiks seda samamoodi tuua, eks, et see oleks ka võib-olla huvitav ja tore, eks ju. Et see on pakkumine, sest iga omavalitsus teeb enda sees, me oleme nagu selle mõtestanud niimoodi. See, mismoodi te teete enda sees selle ideestamise, kas te teete suured ideestamise päevad, mõtlete välja siin omavahel, kutsute palju rahvast kokku või teete väiksemalt, juba on teil midagi nagu olemas, mida te tahaksite kultuuripealinna programmi panna, eks ju, see on iga omavalitsuse enda teha, eks ju. Mina olen läbi omavalitsuste kultuurinõunikute ütelnud, et kui on tarvis tulla ideestamise päeva tegema ja teil ei ole nagu kedagi, siis mina olen täitsa tasuta olemas. Et ma võin tulla, et selles mõttes ei ole nagu mitte mingisugust probleemi, hea meelega tulen appi. Aga et see kuni 1. septembrini olete teie siiski nagu ise nagu mõtleme see tegemas. Siis tuleb see 1. oktoober. Te olete vormistanud selle suurepärase paberi ja siis saabub see regionaalkomisjoni ehk meie juurde, kes me oleme seal koos. Ja nüüd on meil selline kokkulepe, et kui regionaalne komisjon on omavahel kokku leppinud, teiega läbi arutanud ja need projektid nagu tulevad teistviisi tagasi, siis november, detsember 2021 teeme me Tartumaal sellised asjad nagu projektilaager. Vaat see on nüüd see Vaderi laager, kus siis me tahame kaasata, loodame, et Eesti parimaid eksperte erinevates valdkondades just teie projekti peale, et te saaksite just täpselt selle teemaga, on see kunst, on see muusika, on see film, on see arhitektuur, mingil muul teine loovmajandus, mida iganes, mida te seal mõtlete omavahel, et sellist asja siis teeme meie oma Vaderi programmiga november ja detsember. Loodame aasta lõpuks ilusasti valmis saada, et teie saaksite suurejooneliselt 1. jaanuaril, kui te saate Spoku keskkonda sisse, selle kõik sisestada ja siis saan mina olla teatris 1. reas osa raamatuga ja vaadata, kuidas teie seda kõike teete. Nii tore, et meil kõigil on unistused, Astrid, on ju? Jaa, aga kogu info, mida te tahaksite saada Loov Tartumaa ja me hakkame panema seda sama Vaderi programmi sinna üles, eks ju, järjest ja järjest, eks ju, saab sellise koha pealt nagu tartumaa.ee, see on kodulehekülg, võtate kultuur, jookseb lahti seal see Loov Tartumaa programm või kirjutada mulle, et lahkelt olen nõus aitama. Et meile tundub, et meil on palju aega 2024-ndani, mõnes mõttes ongi, aga teises mõttes, kuna me teeme ikkagi Euroopa suurt kultuurisündmust, siis me hakkamegi praegu niimoodi peale, et me sammu haaval, nagu siin oli siis ka kirjeldatud, jõuaksime ilusti selle ägedaima sündmuseni, mis kindlasti toimub siin Peipsi ääres ja Tartu vallas loomulikult, nii et on äge. Kuulge, aga siis mul jääb öelda teile super suur aitäh, et te tulite.